Kui rääkida kevadistest herbitsiidilahendustest, siis Bayeri portfellis on uus toode, milleks on Incelo. Meil on täna siin põllu peal kaasas ka Linas Agro esindaja Hanna-Stiina. Tere, Karel! Ja kuna tegemist on uue tootega Bayeri portfellis, siis võib-olla on tekkinud ka mõned sellised küsimused põllumeeste poolt. Jaa, huvi on olnud tõesti suur. Et põhilisemaks küsimuseks on see, et kui lai on umbrohutõrje spekter, mida antud preparaat tõrjub, mis on kasutusaeg, et äkki räägid lähemalt sellest? Incelo on mõeldud siis kasutamiseks talinisul, talitritikaalel, talirukil, nii kõrreliste kui ka laialeheliste umbrohtude tõrjeks. Põhilised kõrrelised, mida ta tegelikult tõrjub, on rukki kastehein, murunurmikas, samamoodi tuulekaer, mõju on ka tal oraseinale ning väga palju probleeme on hakanud ka üle Eesti põldudel tulema just lustetega, ehk ka rukkiluste on tema tõrjespektris täiesti sees. Kui rääkida laialehelistest umbrohtudest, siis nagu me siin põllu peal tegelikult näemegi, et siin on päris ohtralt virna, roomavat madarat, kesalille just, ja ka nendel on väga hea mõju olemas. Samamoodi tasub ära märkida ka mailased, mis lähevad suhteliselt varakult õitsema ja tekitavad meil ju probleeme pritsimistega. Aga mis kasvufaasis on kõige õigem kasutada? On piiranguid? Meie soovitame Incelot kasutada kuni kasvufaasini 32, ehk see on siis kuni teise kõresõlmeni, kuid siiski teatud tööd tuleks ikkagi ära teha vastavalt umbrohtumusele, ehk mis faasis on meil umbrohud. Mõned kasvavad liiga üle ja siis on meil juba raske neid tõrjuda. Ja kui rääkida veel kasutuse poole pealt kulunormist, siis taliviljadel me soovitame kasutada kulunormi 0,2 kilo hektarile ja kindlasti efektiivsuse suurendamiseks lisada juurde märgaja, milleks on BioPower, et sellega saavutame veel parema efektiivsuse siis erinevatele kõrrelistele ja laialehelistele umbrohtudele. Aga antud kasvufaasides tahetakse tihtipeale ühildada ka teisi pritsitöid. Kuidas on lood paagisegudega? Tegelikult Incelo sobib paagisegudesse üpriski hästi. Teda tohib kokku segada kasvuregulaatoritega, milleks on näiteks CCC, samamoodi fungitsiidiga, juurde tohib lisada ka leheväetist, kuid siiski nende paagisegude tegemisel tuleks säilitada nagu selline kaine mõistus, et mitte segada liiga palju tooteid ka ühte paagisegusse kokku. Sellega me hoiame ära siis liigse fütotoksiõhu kultuuridele, et antud paagisegud on täiesti sobivad juhul, kui taimed on heas toitumuses, nad ei kannata põuastressi all ega samamoodi ka kuumuse käes. Et sellel juhul on paagisegud täiesti sobilikud. Aga sügisel, et kui kevadel on Incelot põllu peal kasutatud, kas on esineb järelmõjusid, kuidas peaks harimine olema? Järelkultuuride osas sügisel tegelikult piirangud piirnevad sellega, et juhul kui külvata sinna taliteravilja, siis on vajalik pindmine mulla harimine vähemalt siis 10 cm sügavuselt ja kui plaanis on külvata sinna talirapsi, siis on vajalik sügav künd, et vältida liigset ohtu kultuurile. Aitäh sulle, Karel, vastuste eest. Et kui tekib lisaküsimusi, siis võib ühendust võtta Linas Agro meeskonnaga või pöörduda Bayeri esindajate poole. Aitäh, Hanna-Stiina, siia tulemast ja minuga arutamast ning kohtume põldudel. Kohtume põldudel.